Suri endine peaminister Siim Kallas. Viimaste kaatrite ja surmapõhjuse nägemiseks vaadake videod lõpuni. Ööl vastu tänast suri 77-aastaselt endine Eesti peaminister ja kauaaegne poliitik Siim Kallas. Tema surmast teatas täna hommikul ühismeedias tütar Kaja Kallas. Siim Kallas oli Eesti peaminister, välis- ja rahandusminister, Eesti Panga president, Euroopa Komisjoni asepresident ning mitme Riigikogu koosseisu liige. Ta oli üks isemajandava Eesti ehk IME ettepaneku autoreid, 1992. aasta rahareformi juhtfiguure ja Eesti Reformierakonna asutajaid. 26. septembril 1987 avaldati ajalehes edasi Kallase, Tiit Mate, Edgar Savisaare ja Mikk Titma artikkel, ettepanek kogu Eesti NSV täielikule isemajandamisele. IME idee nägi ette Eesti majandusliku iseseisvuse suurendamist, turumajandusele üleminekut ning oma raha- ja maksusüsteemi loomist. Ettepanek aitas kaasa arutelule Eesti õiguse üle oma majandust iseseisvalt korraldada ning andis hoogu ka Eesti Panga taastamise ja oma raha kasutuselevõtu ettevalmistustele. Kallas asus Eesti Panga presidendi ametisse 1. oktoobril 1991 ja töötas sellel kohal 1995. aastani. Ta kuulus rahareformi komiteesse ning osales läbirääkimistel Eesti kullavarude tagastamise üle. Selle tulemusel jõudis Eesti Pangale tagasi ligikaudu 11,3 tonni kulda, millest sai oluline osa Eesti krooni kattevarast. 20. juunil 1992 võeti Eestis taas kasutusele kroon ning riik lahkus rablatsoonist. Rahareform oli paljude poliitikute, ekspertide, ametnike ja Eesti Panga töötajate ühine ettevõtmine, milles Kallasel oli oluline roll. 21. aastal oli Kallas üks Eesti Reformierakonna asutajatest ning erakonna esimene esimees. Ta juhtis Reformierakonda 10 aastat. Riigikokku valiti ta VII, XXIV ja XV koosseisu. Aastatel 1995–1996 oli Kallas välisminister. Tema ametiajal esitas Eesti taotluse Euroopa Liiduga ühinemiseks ning alustati liitumiseks vajaliku riikliku koordinatsioonisüsteemi loomist. Aastatel 1999–2002 töötas Kallas rahandusministrina Mart Laari valitsuses. Tema ametiajal jõustus 1. jaanuaril 2000 tulumaksusüsteem, mille kohaselt maksustatakse ettevõtte kasumit selle teenimise asemel selle jaotamise ajal. Siim Kallase juhitud valitsus alustas tööd 28. jaanuaril 2002 ning püsis ametis 10. aprillini 2003. Tema peaministriaega jäid 2 Eesti jaoks olulist välispoliitilist sündmust. 2002. aasta novembris sai Eesti NATO Praha tippkohtumisel kutse alustada liitumiskõnelusi ning sama aasta detsembris lõpetati läbirääkimised Euroopa Liiduga ühinemiseks. Eesti liidus NATO ja Euroopa Liiduga 2004. aastal. 2004. aasta mais sai Kallasest esimene eestlasest Euroopa Komisjoni liige. Esialgu vastutas ta majandus- ja rahandusküsimuste eest. Sama aasta novembrist kuni 2014. aastani oli ta Jose Manuel Barroso juhitud Euroopa Komisjoni mõlemas koosseisus asepresident. Esimesel ametiajal tegeles Kallas haldusküsimuste, auditi ja pettustevastase võidlusega. Tema eestvedamisel suurendati Euroopa Liidu raha kasutamise, otsustusprotsesside ja huvide esindamise läbipaistvust. Avalikustama hakati LI toetuste saajaid ning loodi huvide esindajate register koos tegevusjuhendiga. Aastatel 2010–2014 oli Kallas Euroopa Komisjoni transpordivolinik ja asepresident. Tema ametiajal töötati välja üle-euroopalise transpordivõrku TEN, uus korraldus ning 2013. aastal kinnitati selle õiguslik raamistik. TEN, osaks saanud Rail Baltica puhul kinnitati projekti tähtsust Balti riige ülejäänud Euroopaga ühendava raudteena ning tehti otsuseid selle edasise rahastamise ettevalmistamiseks. Pärast Euroopa Komisjonist lahkumist kandideeris Kallas 2016. aastal Eesti presidendiks. Aastatel 2017–2019 oli ta Viimsi vallavanem ning 2019. aastal naasis Riigikokku. 2024. aasta septembris lahkus ta Riigikogust ja aktiivsest poliitikast. Siim Kallas lõpetas 1967. aastal.
Tallinna 22. keskkooli kuldmetalliga ning 1972. aastal Tartu Riikliku Ülikooli rahanduse ja krediidi erialal cum laude. Nõukogude ajal töötas ta Eesti NSV rahandusministeeriumis, hoiukassade süsteemis ja ajalehe Rahva Hääl toimetaja asetäitjana. Aastatel 1989–1991 oli ta Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees ja NSV Liidu rahvasaadik. Kallas kirjutas majandusest, poliitikast, liberalismist ja Euroopa Liidust. Tema raamatude hulga kuuluvad Tulumajandus ehk kodanike riik, Vabaduse ja kurjuse vahel. Euroopa Liidu lugu, Eduard Alver. Tema aeg ja inimesed, mina. Siim Kallas, liberalism, ideed ja poliitika ning Torupill ja nuga. Alverite saaga. Aastatel 1976–1989 oli ta Eesti Raadio mälumängusaate Mnemoturniir toimetaja ja saatejuht. Siim Kallast tunnustati 2003. aastal riigivapi II-klassi ja 2015. aastal riigivapi I-klassi teenetemärgiga.